Tere! Nüüd, kus mõned videod on tehtud autentsuse teemadel sarjas, siis eneseilmutuse portaal teeks mõned vahekokkuvõtted. Tegelikult käib siin praegu nendes loomingulistes vestlustes siis autentsuse uurimine ja nii-öelda sellesse süvimine, mida see endast siis kujutab, see uus teaduse tasand, mida võiks nüüd nimetada reaalseks 5D-ks. Mitte enam kujutluslikuks või puht spekulatiivselt ratsionaalseks. Ja üks asi, mis torkab silma autentsuse puhul, on taiplikkus. Et kui me esitame üksteisele küsimusi või avaldame üksteisele mõtteid, siis on näha, kuidas inimene taipab midagi uut ja taipab seda väga unikaalselt iseendast. Kuni selleni välja, et tundub, et inimene on nagu mingis kanalis lõpuks. Dialoogis on see sagedane nähtus. Et toimub selline kanaldamine. Ja kui ma täna lugesin Michael Harnerit, kes on siis selline šamanismi suurkuju maailma ulatuses, kes oli nii antropoloog või etnograaf ja samal ajal ka kutseline šamaan, õppinud siis erinevate šamaanide juures üle terve maailma, siis ta räägib sellest, et šamaani töö seisneb selles, et talle tulevad appi vaimud, erinevad vaimud, spirits. Ja selle šamaani töö süvenedes need vaimud toimivad tema kaudu. Tema ei juhi neid, ta laseb neil nagu toimida. Ja nad teevad nii-öelda töö ära. See on nüüd väga sarnane kristlusest tuntud, karismaatilisest kristlusest tuntud püha vaimuga, mis siis teeb täiesti ootamatuid asju ja paneb inimesed tegema täiesti ootamatuid asju, mida nad ise ette ei kujutagi. Ja see kooskõlastub ka tuntud kristliku sententsiga, et nüüd mitte mina, vaid sina minus või Jumal minus või Kristus minus, nagu Apostel ütles. Või siis, et nüüd mitte minu, vaid sinu tahtmine sündigu. Nii et see koostöö vaimudega võib ilmneda ka autentsuse süvenedes, kui toimub loominguline dialoog. Ja samas autentsus võib olla ka väljakutsuv oma sellises ootamatus, unikaalses värskuses. Ja selles on oma tõde, oma ilu ja oma armastus, mis siis on selle võrra intensiivne, et see kutsub inimestes esile mingisuguse vastuse. Nad ei saa nagu reageerimata jätta. Olgu see vastus siis eitav, negatiivne, põgenev või siis vaimustunud, kaasa tulev, ärkav. Nii et ka inimestes sellega kohtudes võib sündida mingisugune autentne impulss, mida nad võib-olla ei saa tõesti ka väljendamata jätta. Ja autentsuse puhul saame rääkida ka siis hinge ja ka vaimu sidemest. Tekib mingi hingeside või vaimuside, ühine elu vaimus. Just nimelt, kui me taipame uusi seoseid. Hingeside oleks siis rohkem, kui me väljendame oma autentseid tundeid, mis ka tegelikult väljendavad ju mingisuguseid seoseid, ainult lihtsalt teises psüühilises funktsioonis. Ja mis veel? Muidugi siin on nüüd palju üleskutseid sellele, et ärgem laskem vallutada ennast hirmust.
Hirm on šamanistlikus keskilmas loomulik nähtus, sest et siin on toitumisahelad, siin on ellujäämine, elatise muretsemine ja nii edasi. Nii et selleks, et nüüd ületada hirmu, tuleb nii-öelda üleneda hinge ja vaimu tasandile. Ja jällegi üksi on see suht raske. Muidugi religioonid kasutavad selleks nii-öelda jumalikku müstitsismi, et me oleme üle võtnud või loonud endale sellise võimsa jumala kuju näol kõrgema teadvuse tasandi, millega me saame siis palve või kontemplatsiooni või meditatsiooni teel kontakti võtta. Kuid on ka teine võimalus, kui hakkab tekkima autentne ühiskond. See tähendab, et paljud inimesed muutuvad haavatud tervendajateks, mis tähendab, et nad on teinud nii-öelda selle sellitöö või selle isikliku varjutöö piisaval määral ära. Nüüd nad saavad hakata tõeliselt suhtlema teiste inimestega, sest need varjuprojektsioonid kaovad lihtsalt vahelt ära. Need nii-öelda ego põhilised kaitsed. Ja siin on esmakordselt inimestel võimalus hakata üksteist mõistma ja autentsuse tasandil järjest sügavamalt mõistma, kuni noh, nagu siin on välja tulnud, teise inimese sellise jumalikkuse tajumiseni välja, et siin tekib sügav aukartus ja imetlus ja ja kui tekib selline nii-öelda autentsuse väli, autentsuse võrgustikud, kus paljud inimesed haavatud tervendajatena, rõhuga nüüd sõnal tervendaja, sünnitavad vastastikuses suhtlemises järjest võimsamat sünergiat, vaimustust, inspiratsiooni, kus nii-öelda Jumal taevast tuleb inimeste vahelistesse suhetesse. Noh, me võime isegi öelda, et inimsuhted muutuvad nagu jumalikuks, muutuvad pühaks ja sellisena tohutult toitvaks, ülendavaks ja loomulikult ka hirmust vabastavaks. See tähendab, et ka keskilmas, mis on nüüd selline eriline kannatuse riik šamanistlikus kosmoloogias võrreldes üla- ja alailmaga, mis on hoopis teistsugused kannatuseta reaalsused. Ja Michael Harner ütleb, et kui ta juba siin on, siis šamaani töö on siin leevendada inimeste kannatust. Ja kui ta küsib endalt, et kas ma tahan siia veel sündida või kehastuda, siis vaevalt, olles kogenud üla- ja allilma nii-öelda võimsust, kui ta just ei taha tulla siia nii-öelda noh, ütleme bodhisattvana suures kaastundes. Et siis ta jääb nendesse noh, ütleme puhastele maadele jah, budismis. Nii et tekib selline autentsuse väli, dialoogi väli, hinge ja vaimu väli, noosfäär võib öelda, Teilhard de Chardini mõttes nii-öelda kosmiline Kristus, mis siis kõike ühendab kristlikult väljendatuna. Ja selle pinnalt saab tekkida uus ühiskond. See on midagi täiesti reaalset ja seda ma püüangi praegu ka eksponeerida oma siis uues blogis või saatesarjas Eneseilmutuse portaal, millest nüüd mõned saated on juba tehtud. Kui te lööte need märksõnad sisse, siis te juba mõnda neist näete ja järjest tuleb juurde. Ja kui keegi tunneb, et ta tahaks samuti väljendada oma ehedust sellises kontekstis või ta teab inimesi, kes on jätnud neile sügava mulje just nimelt oma autentsusega, mis on tegelikult väga spetsiifiline nähtus. Mitte igasugune loovus ei ole autentsus. Sest et suurem osa kaasaja loojaid on küllalt solipsistlikud. Nad on sulgunud endasse ja oma geniaalsusse ja oma nii-öelda andesse. Ja nad ei ole eriti avatud
vahetult suhetel, nad pigem suhtlevad näiteks läbi teaduslike leiutiste ja avastuste, läbi kunstiliste eneseväljenduste ja nii edasi. Mitte läbi sellise vahetu, võimsa, sünergilise, dialoogilise inimsuhtluse. Nii et vaadakem seda, märgakem ja tundkem ära. Ja kui me tunneme sellest siis nagu kütkestatust, siis selle pinnalt võib tekkida tõesti täiesti uus suhtluskond, nagu siin üks osaleja noh, tutvustas oma nii-öelda naisteklubi, kus umbes sellel tasandil see suhtlus kohati nagu käibki, et ühiskond võib täiesti hakata võrgustuma just selle uue kvaliteedi, selle uue nii-öelda tõelise 5D pinnalt. Sellega muidugi selle uuringud ei lõpe. Uusi kohtumisi tuleb ja need annavad ka uusi tulemusi, uusi taipamisi, uusi nägemusi. Nii et küllap ka tulevikus ma teen selliseid vahekokkuvõtteid. Aitäh tähelepanu eest ja kohtumiseni siis mõnes järgmises autentsuse ringis.